tere! Mina olen Enno Selirand. Minule meeldivad inimesed ja minule meeldib ilus ilm. Miks ma seda ütlen? Sest et me peamegi rääkima sellest, mis mulle meeldib. Aga selleks, et sa rääkida sellest, mis sul meeldib, pead sa teadma, kes sa oled. Ja seetõttu ei ole ju mitte midagi ilusamat selles maailmas, kui mina, Enno Selirand, ütlen oma nime Enno Selirand. Ja sina ütled iseendale oma nime. Sest see on meil kõige kallim ja ilusam asi. Tavaliselt meie vanemad ju panevad meile nime selle järgi, kes me oleme. Ma ei tea nüüd, kumb on kumb. Kumb ennem on, kas nimi muudab inimese selleks või inimene saab nime selle järele, kes ta on, ja siis ta on edaspidi see. Ma olen oma elus näinud mõndagi Karmenit, kelle kohta ma võin kohe kaugelt öelda, et ta on Karmen. Nii et see on niisugune kindel ja selge asi. Aga me ei saa ju midagi teha maailmas, kui sa ei tea, kes sa oled. Ja enese kehtestamiseks, mida meil siin elus läheb igal hetkel tarvis. Seda läheb meil tarvis trammis, trollis, seda läheb meil vaja töökohal, seda läheb meil vaja kaupluses, seda läheb meil vaja restoranis, seda läheb meil vaja kodus. Ja seda läheb meil vahel vaja ka iseendaga. Vaadake, selle eelduseks on üks väga tähtis asi. Et iseendale on selge, kes sa oled. Ja mida sa siit elust tahad. Sest ütles ju Alice Imedemaal väga targa lause. Ta ütles, head sõbrad, ei ole mõtet kiirustada, kui me ei tea, kuhu poole me peame tõttama. Vaadake, vahel võib juhtuda, et ma olen kogu elu mõtelnud, et mina olen kokk. Ja ma olen kogu aja keetnud suppe ja teinud praade ja teinud muid asju. Need ei ole kõige paremini välja tulnud ja minul ei ole antud hõbelusikat ja ma ise ka tunnen, et see ei ole päris see. Ja ühel päeval sattun ma juhuslikult lõuendi juurde ja hakkan maalima. Ja siis ma tunnen, kuidas mu hing laulab. Ja siis ma saan aru, et ja, ma tahan maalida. Ja siis selgubki, et mul ongi selleks annet. Ja siis selgub, et ma olen oma elus 48 aastat kulutanud selle peale, et teha midagi, mis mulle ei meeldi. Teha seda, mida tegelikult ma tegema ei pea, mille peale mul ei ole annet, mille peale mul ei ole kutsumust. Niisiis, et midagi teha siin elus tõeliselt suurt ja ilusat, pead sa teadma, mida sa tahad. Mis on sinu hinge unistus ja hinge laul. Saanud seda teada, saad sa hakata vaatama, mida selleks on vaja teha. Sa saad kas või kõige lihtsama näite varal. Sa tunned, et sa tahad maalida, aga sa ei tea, kuidas pintslit käes hoida. Sa ei tea, kuidas lõuendit tuleb kõigepealt kruntida. Seda kõike on võimalik õppida. Ja seda saame me teha. Enese kehtestamise eelduseks siis peab olema läbi käidud pikk dialoog iseendaga. Vaadatud endale sügavalt silma, vaadatud väga sügavasse hingepõhja ja esitatud endale üks oluline filosoofiline küsimus. Miks ma elan? Mis on minu elamise mõte ja mis on eesmärk? Kui ma selle olen iseendale leidnud ja kõige tähtsam on see, et mitte kedagi teist ju ei ole minu kõrval.
ma ei pea valetama. Kõige suurem vale on vale iseendale. Sellepärast, et iseendale tuleks tunnistada tõtt. Ja tunnistada ausalt, et ma ju tegelikult armastan puutööd. Aga nad sunnivad mind olema minister. Ja tegelikult ma ei taha olla minister, ma tahan olla puussepp. Ma tahan tunda naudingut sellest, kui ma panen ühele lauatükile 4 jalga alla ja sellest saab tool. Ja see on nauding. Ja vaadake, kui see puussepa töö minu hinges heliseb, siis on ju nii lihtne teised uksed kinni panna ja hakata tegelema sellega, mis sulle päriselt meeldib. Jah, võib-olla see ministri ja puussepa näide on natukene drastiline, et võib-olla päris nii ei olegi elus, kuigi ma olen täiesti kindel, et päris nii on ka elus. Ma tean Eesti poliitikast päris mõndagi inimest, kelle suurimaks hobiks, kõige suuremaks kutsumuseks ongi just teha väga vahvat ja suurepärast puutööd. Selle asemel, et vaielda opositsiooni ja koalitsioonikaaslastega mingite poliitiliste jaburuste üle. Niisiis, kui sina, mu hea sõber, tahad oma elu muuta õnnelikuks, siis esimene asi, tee selgeks, mida sa tahad. Kui sa sellele selgeks saanud, siis järgmiseks astmeks on see, et millised on sinu ajakavad ja eesmärgid selle poole liikumiseks. Mida tuleb teha, et jõuda kohale? Kõige tähtsam on see, et kui sa tahad jõuda Elbrusele, siis tuleb koduuksest välja minna. Mitte midagi ei juhtu inimesega, kui ta teab, kuhu ta tahab minna, kui ta teab, mida ta hing igatseb, aga ta ei viitsi selle nimel midagi teha. Seetõttu ongi oluline teha endale selgeks see, mida ma tahan, kuhu poole ma soovin minna ja hakata minema. Eks lahingus paistab, ütles Napoleon Bonaparte. Ja tõepoolest, nii Napoleon Bonaparte võitis ka lahinguid, sest kõigepealt ta alustas seda teadmisega, et ma tahan sellest lahingust võitu. Esimene asi siis on tehtud, tuleb jõuda teise asjani. Enese kehtestava käitumise üheks elemendiks on see, et seda eesmärki peetakse silmas ja selle nimel käitutakse ja avaldatakse oma arvamust. Vaadake, väga paljud inimesed küll teavad, mida nad tahavad, aga nad ei julge või ei söanda seda välja öelda. Ja selle takistuseks on üks niisugune eestlaslik teadmine. Mina, andke andeks, ei ole ju mingi tähtis inimene. Minul ei ole mingit väärtust. Mina ju ei või ometi avaldada oma tahet ja öelda, mida mina siit tahan teha. Vaat nendele inimestele tahaks ma öelda, et igaüks meist, kes siin me maailmas elame, oleme väärtus. Ja see, kes selles ei ole kindel, sellel tasub küsida politsei kriminalistika laboratooriumist, kas tema sõrmejäljed, mida ta annab, on kellelgi samasugused nagu temal. Kui need sõrmejäljed on kordumatud, siis järelikult sina, sõber, oled kordumatu. Kui sinu silma vikerkest on täiesti kordumatu maailmas, mitte ühelgi inimesel ei ole samasugust silma vikerkesta kui sinu, siis järelikult sa oled unikaalne. Ja kui sa oled unikaalne, siis sellega kaasnevad sinu isiksuslikud õigused iseenda elu üle. Ja siis sa pead väljendama seda, mis sulle meeldib ja mis sulle ei meeldi. Ega muidugi, oluline selle väljendamise juures on jääda loomulikult viisakaks. Agressiivse käitumise inimene ja egoistlik inimene võtab laua peal oleva veepudeli ja joob selle tühjaks. Ja ta ei küsi mitte ühegi inimese käest, kas nendel on jänu.
enesekehtestaja tõuseb püsti ja ütleb, head inimesed, mul on jänu. Siin laua peal on vesi. Kas keegi meie hulgast soovib ka vett? Kui soovib, siis palun. Ja nüüd ongi teiste inimeste kord öelda, kas nad soovivad või ei soovi. Ja kui siis ei ole kedagi, siis enesekehtestaja joobki selle vee ära. Kui on teised, siis ta jagab nende vahele. Ilma enesekehtestaja käitumise tunneme me ära sellest, et ta kunagi enda mugavuse nimel ei tee teistele halba. Ta midagi ei tee teiste arvelt, vaid ta alati aktsepteerib, et igaühel meist on oma ruum, oma õigus ja oma võimalus. Ja selle ulatuses saan mina käituda, kui ma teisi ei häiri. Nii et enesekehtestamiseks on meil see oluline teada, et ma olen isiksus, mul on omad soovid ja mul on õigus neid välja öelda. Inimesed tihtilugu arvavad, et kui nad ennast ei väljenda, et siis nad on kangesti viisakad. Aga vaadake, on tõepoolest niisugune alalhoidlik käitumise meetod ja soov, alistuv käitumine. Et sellel inimesel ei ole kunagi mingeid soove. Jah, ta pärast läheb koju ja nutab padja märjaks ja ütleb, näed sa, mul oli tohutu jänu, aga mulle ei pakutud vett. Jah, see enesekehtestaja küsis küll, aga ta mulle ei pakkunud, ta ei valanud mulle klaasi sisse. Aga mina ei julgenud öelda, et ma tahan. No ja siis tuleb öelda, et mis siis teha? Mis siis teha? Me oleme siin kõik selleks, et väljendada oma soove ja tahtmisi. Niisiis, kui sul on teada oma soovid, tahtmised, siis tuleb neid ka alati selge sõnaliselt väljendada. Nii on meil üksteisega tunduvalt lihtsam läbi saada. Ma tean, mida Peeter Pirukas soovib ja ma arvestan sellega oma käitumise juures. Nii et enesekehtestamine selles rubriigis on täiesti lihtne ainsal tingimusega, et kui sa aktsepteerid, et sa oled isiksus, kui sa tead, mida sa tahad ja kui sa oskad oma soove ja tahtmisi selgelt, kindlalt ja arusaadavalt formuleerida. Eesti poliitikas on auväärne inimene, väga lugupeetud ja tore poliitik, kes on lihtsalt saanud ajaloolise taagana kaasa niisuguse keerutava jutustiili. Ja ta mõte, mida ta tahab väljendada, on suurepärane. Ainult, et ta seda mõtet keerutab ennem 10 korda ja kuulaja ja teine osapool väsib selle mõtte jälgimisest ega lõpptulemusena ütleb, seal ei olnudki mõtet. Seepärast püüa alati väljendada ennast selgelt ja lühilausetega, et teisel poolel ei kerkiks võimalust tõlgendada sinu pikki keerutavaid lauseid kui mitte sinu soove. Nii et me peame kontrollima, et teine pool saab selgelt aru sellest, mida ma väljendan. Sest et kui ma väljendan, kehtestan ennast segaste ümbernurga lausetega, siis see ei ole kehtestamine. Sest et säärasel juhul on see samasugune udutamine kui mitte kehtestamine. Niisiis, pidage seda selgelt silmas, kõnelge selget, lihtsat eesti keelt ja väljendage siiralt ja selgelt oma tundeid õigel ajal. Ei ole mõtet rääkida vee joomise soovist siis, kui see vesi on juba ammu otsas. Ei ole mõtet selle tagantjärele tarkusega välja tulla ja öelda, et no jah, ma oleks ju ka tahtnud vett juua. Hilja leida, hilja. Nii et seepärast siis, mu head sõbrad, väljendage selgelt, kindlalt ja õigeaegselt oma soove. Tihtilugu aitab meil enese kehtestamise juures ka kaasa väga lihtne sõnastus.
kui me kuulame oma partneri teksti ära, kui me kuulame oma helistaja juttu ära ja esitame talle küsimuse. Kas ma sain sinust õigesti aru? Ja siis kordame selle teksti sõnasõnaliselt, mis meil meelde jäi. Väga tähtis on siin selles asjas see, et me ei hakka oma keeleliselt ümberjutustust tegema. Et me ei hakka rääkima talle oma sõnastusega seda, mida me kuulsime. Selle tagasisidestamise mõte seisneb selles, et me adekvaatselt, me kopeerime nagu arvutikeeles, võtame tema tekstist kopi ja pasta ja esitame nüüd pastat seda temale täpselt samas sõnastuses. Et ta kuuleb seda, mida ta ise rääkis. Sest tavaliselt rääkija kunagi ei kuule, mis ta räägib. Ta ainult räägib. Ja sagedli me võime üllatuda, sidestades teist tagasi, et see teine inimene ütleb, et kas mina rääkisin nii või? Teisel inimesel võivad olla niisugused parasiitsõnad nagu nihukene, sihuke või siis, et see suur või no on ju. Väga paljud inimesed on ebakindlad ja seepärast siis nad üritades dialoogi pidada, ütlevad, on ju nii. Ja mida ebakindlam asi, seda sagedamini need on ju nii kõlavad. Ja siis, kui me selle reprodutseerime selle tema teksti temale endale tagasi meie suu kaudu, võib see teine osapool öelda, et Pühadevägi, kas mina kõnelesin see suur ja ei, mis sa nüüd lolli teed? Ja siis ütled, ei, see on täpselt sinu tekst. Oh sa tont, ütleb ta. Teinekord ütle mulle, kui ma jälle seda see suurt ütlen ja mulle on öeldud, et mul on mõned parasiitsõnad. Niisiis, seda tagasisidestamist oskavad kõige paremini teha emad. Sest kuidas see meil perekonnas on? Ema annab lapsele mingi raha, ütleb, mine poodi, selle raha eest osta piima, siis osta üks päts saia, siis võta üks sulatatud juust ja kui raha üle jääb, selle eest osta kommi. Laps jookseb tagasi koju, suu on šokolaadist pruun, ütleb, oi kui hea oli. Ema küsib, piim, ei ole, leib, ei ole, sulatatud juust, ei ole. Ta küsib, aga miks sa seda ei ostnud? Aga sa lubasid ju kommi osta. Laps mäletab seda, mis talle meeldib. Siis tark ema teeb niiviisi, et annab lapsele raha ja ütleb, nii, mine toodi poest seda piima, leiba, sulatatud juustu ja ülejäänud raha eest osta kommi. Ja laps jookseb, ema pea kinni. Mis ma ütlesin? Ja laps ütleb esimene kord kommi. Siis ema ütleb, tule tagasi, ma räägin sulle uuesti. Ja siis loeb jälle uuesti ette ja küsib, mis? Ja, ütleb laps ja tahab ära joosta, aga tark ema ütleb, nüüd korda. Ja siis laps ütleb, piima, leiba, sulatatud juustu ja kommi. Ja siis on emal lootust, et ta need esimesed 3 asja saab ka. Sest et selles on veel see fenomen, et mitte mingi võõras käsk ei kõla minu kõrvus, vaid minu enda ilusa häälega öeldud sõnad helisevad minu kõrvus. Ja nüüd siis ma teen seda, mida ma ise olen endale käskinud teha. No tuletage meelde neid 4-aastaseid poisse ja tüdrukuid, kes ütlevad, nüüd lähen ja Peeter läheb ja lõhub isa kella ära. Triinu läheb ja valab ema puudritoosi kraanikaussi. Sest et talle meeldib kuulda endale antud korraldust. Tema ise andis endale korralduse. Nii et selles on see suur eelis, et me tagasisidestades teisele seda, mida me saime aru, anname me ka sellega ise endale häälelise korralduse neid asju teha. Ja siis on see meil tunduvalt meeldivam, kui kuulata võõrast korraldust. Ja 3. meetod on ka, kuidas keerulistes olukordades välja tulla. Me oleme suhtlevad inimesed. Sagedasti võib meil olla ka olukordi, kus me peame mingisugusel koosolekul üles astuma. Ja niisuguses avalikus esinemises võib juhtuda olukordi, kus
keegi meile sisse sõidab või keegi ütleb meile midagi solvavat ja meil on väga suur kurvastus hinges. Lähed koju ja mõtled, et näed sa. See Tõnis tahtis mulle ikka halba. Ja kui sa oled ikka väga kõva psüühikaga vend, siis sa lähed Tõnise juurde ja korralikult võtad ta läbi, ütled, näed sa Tõnis, sina tahtsid mulle halba, sina tahtsid teha mulle seda, sa tahtsid mind kõigi juures olekul lolliks teha ja sa tahtsid seda ja seda ja seda. Vaat siin tehaksegi suur viga. Et tühjagi me teame, mida Tõnis tahtis, kui ta meid koosolekul katkestas ja meid pandi piinlikkusse olukorda. Me ei tea seda. Aga mida me teame, on ju see, mis tunded mu sees olid. Väga oluline on niisugusel hetkel siis tagasi sidestada see situatsioon 3 erineval tasandil. Kõigepealt öelda seda, mida teine pool tegi. Kui sina mind katkestasid. Vaat see on ainus kord, kus sa kasutad verbi sina. Siis mina tundsin ennast niimoodi. Siis minul olid need ja need tunded ja need mõtted. Ja kui kunagi peaks see situatsioon korduma, siis mina teen seda ja seda ja seda. See tihtilugu öeldakse, et kas ma siis ähvardan teda või? Ei ähvarda. Sa lood lihtsalt tuleviku visiooni sellest, et kui niisugune situatsioon kordub, siis see, kes selle on pannud korduma, peab arvestama, et sina käitud järgmises korras niisuguse käitumise moodi. Ja see on iseendale sellest kohast hea, et tegelikult sa ei ole ju enese kehtesta. Sa oled üks väike pisikene õnnetu inimene, kes arvab, et sa ei ole midagi väärt. Aga nüüd sa mõtlesid, et ma proovin seda ja nüüd sa mõtled, et mida ma teen. Ja sa mõtlesid selle välja ja sa ütled selle häälega välja, et kui sa järgmine kord mind katkestad, siis ma teen seda. Ja kui see järgmine kord tuleb, kui see teine pool on tõesti nii häbematu, et ta kordab jälle niisugust käitumist, siis sa tahaksid nutma hakata ja mõelda, et no näed ta tahtiski mulle halba. Aga siis sul tuleb meelde, ma ju ütlesin, et ma ütlen seda. Nüüd sa ei pea enam välja mõtlema, mida sa pidid ütlema, vaid sul on see lindis olemas. Sa ütled, ahaa, meelde tuli ja paned plõks lindi käima ja ütled, ma teen, kõik ütlesid ära. Kõik on vait. Kõik vaatavad, ütlevad, pühade vägi. Ta ei ole kunagi nii teinud. Temast on alati üle sõidetud. Ossa tont, vaata kus pani. Ja siis sa lähed ise peegli juurde, teed endale paiad, näe, ära tegin. Olengi tegija, olengi enese kehtestaja. Järgmine päev on juba palju kergem ennast kehtestada. Esimene kord on kõige keerulisem, aga see on ka kõige rabavam üldsuse jaoks. Kui sa oled olnud see allaheitliku käitumisega tüüp ja nüüd korraga teatad, mis sa asjast arvad. See on nagu tuumapomm. Aga peale seda, mu hea sõber, hakatakse sinust lugu pidama. Aga see tähendab ka kõikidele teile, kes te olete telforid. Tähendab kõikidele teile, kes te tõstate telefoni teisi inimestega räägite. Teil on omad õigused. Teie ei ole seal mingi peksukott. Teie ei ole mingi mõnitamisobjekt. Sul on oma inimväärikused, sul on omad õigused midagi muud öelda, kuid kõige tähtsam on see, et sa neid õigusi ja asju ei hoia saladuses, vaid ütled selge sõnaga välja. Sest kui sa välja ei ütle, siis neid asju ei ole. Kui sa ütled need välja, siis teine pool võib neid aktsepteerida, ta võib isegi vastu hakata, aga need hakkavad toimima. Niisiis, enese kehtestamine sellel 3 erineval moel on väga vahva tegevus. Ja mis on selle juures kõige toredam, kui sa oled selle enese kehtestamise ära õppinud ja see on suutunud sinu elu igapäevaseks osaks.
siis sa võid vahel mitte ennast kehtestada. Sest see ei ole ka kohustus. Sa oled vaba inimene, vabal maal ja sa teed, mida sina tahad. Ja kui sa ei taha oma elu sees ennast mitte kunagi, mitte iialgi kehtestada, siis mitte keegi ei saa sind sundida. Aga nüüd sa vähemalt tead, et sa omad õigust ja sa võiksid alati enda eest seista. Muide, see on juba 1987. aasta rahvusvahelise tsukerikonventsiooni alusel antud õigus kõikidele inimestele. Vot nii, sul on õigus olla sina ise. Sul on õigus küsida, mida sul on vaja. Sul on õigus saada seda kaupa, mille eest sa oled maksnud. Sul on õigus, kui sinule restoranis tuuakse külm supp, siis sul on õigus see tagasi anda, sest sa oled ostnud endale kuuma supi. Kui sa oled ostnud endale hapuks läinud magustoidu meelega, teades, et see on hapuks läinud ja sind on hoiatatud, siis söö seda. Kui sa oled ostnud lihtsalt hea crème brûlée, mis ei kõlba süüa, siis on sul kodaniku ja tarbijakaitseõigustega õigus see tagasi anda ja öelda, ma ei ole seda tellinud. Niisiis, minu enesekehtestamise õigus on öelda aitäh kuulamast. Olge tublid.